No selleks tuleb sealt uksest ühe korra sisse astuda, et ega see on suhteliselt ilmne kohe seal trepi juures seistes, et seal on hea olla. Kaks 2014 oli üks Kultuuriministeeriumi selline delegatsioon Narvas, kes otsisid võimalusi, et kuidas panustada Narva. Ja siis ma kutsusin peale seda koosolekut Maria-Kristiina Soomre ja Raul Oreškini sinna Nardi majja. Ütlesin, et mul on selline maja, et millele ma otsin funktsiooni. See oli tegelikult vist üldse teine kord, kui ma käisin Narvas. Ma siis juba töötasin Kultuuriministeeriumis ja kultuuriminister Rein Lang siis kohtus Jaanus Mikkuga Kreenholmis ja meile tehti seal väike tuur, mis lõppes selles hoones, mida me täna tunneme Nardina. Ja Jaanus siis tutvustas seda maja ja rääkis selle ajaloost natuke. See oli selline väga teistsugune ruum kui praegu, et krohv oli seintelt lahti ja seda tunnet, et seal oleks kunagi mingi väga elav elu olnud, väga enam ei olnud, et oli selline natukene romantilistesse varemetesse jäänud ruum. Ja mina ühel hetkel avastasin, et mu mõte liigub nagu hoopis teises suunas, sest et ma mõtlesin ühele kunstnikule Tõnis Saadojale ja ühele tema projektile, mis ei olnud teostunud siin. Ja siis ma mõtlesin ka sellele, et tegelikult see oleks selline tore ruum, kus kunstnikud saaksid tegutseda. Mul oli plaanis selline näitus, kus igas toas oleks üks teos. Ma olin jõudnud rääkida sellest paarile inimesele, et mul selline nagu ettekujutus ruumi suhtes on ja siis tuli see sama residentuuri maja kuidagi kõne alla. Ja siis me hakkasimegi ette valmistama seal seda seinasi. Seal oli väga paks krohvikiht peal nõukogude ajast ja siis olid mitu kihti värve ja siis me proovisime seal seda värvi maha võtta seinast, aga see ei õnnestunud. Kohati ta koorus, kohati ei koorunud ja siis ruutsentimeetri haaval proovisime seda seal puhastada, aga siis mõnes kohas oli veekahjustused, kus siis krohv hakkas ära kukkuma. Ja alt tuli välja siis tellissein, siis ma ütlesin ehitajale, et aitab lolli mängimisest, ei ole mõtet sentimeetri kaupa siin seda seinu puhastada, et lööme selle krohvi maha. Aga ma unustasin ära, et see on muinsuskaitsealune maja, et oleks pidanud ka kooskõlastama seda muinsuskaitsega. Aga õnneks see krohv oli nõukogudeaegne. Ja kui Madis Tuuder sinna majja tuli, kes on siis Narva muinsuskaitse inspektor, siis ta vaatas ringi ja ütles, et võtsite krohvi maha. Aga õnneks mitte midagi sellest ei juhtunud ja ta oli nagu väga mõistlik meie suhtes ja nagu ma enne mainisin, see oli nõukogudeaegne krohv, et see ei omanud mingit muinsuskaitselist väärtust. Aga see näitas, et me asusime hoogsalt selle maja renoveerimise kallale. Kaasaegse kunsti Eesti Keskus tuli Tõnise selja taha ja see näitus sai siis Jaanuse ja Kreenholmi arendajate toel valmis ja sellega sai see maja siis esimest korda uuesti elu sisse. Et näitus arhitektuurifoto väikese poisiga, selle ümber siis ka korraldati selline esimene suurem publikuprogramm ja väike kultuurifestival.
kõik on nõus, et see oli üks väga äge algus. ja just see ka, et kui siis hakkasid inimesed uksest voolama, kes võib-olla ei olnud seal aastaid, nagu sest maja oli, eks ole, kinni ja aknad pimedad, lihtsalt uudishimulikult uksest sisse tulema. Ma olin seal nagu päris pikalt koha peal, see oli emotsionaalne. Ja sealt edasi siis ikkagi see mõte residentuurist tundus juba ikkagi väga vajalik ära teha just sellepärast ka, et me saime aru, et see Narva positsioon, ta on koht, kus võib-olla kunstnikel ja loojatel ongi vaja käia selleks, et maailmast paremini aru saada. Esimene asutus, kelle juurde ma sattusin siis minema selle ideega, oli EKA ja toonane rektor Signe Kivi. Või õigemini, Signe tuli ükskord lihtsalt NO teatri kohvikus lõunal mu juurde, ütles, et kuule, ma kuulsin, et sul on selline teema ja küsimus, et aga meil on juba sihtasutus ehk siis Eesti Kunstiakadeemia sihtasutus, et teeme ära, mis siin ikka nii väga plaanida. Ja sealt see läks juba väga kiiresti. 2015 millalgi veebruaris me allkirjastasime EKA-ga lepingu, et koostööks, et seal saaks olema kunstiresidentuur ja esimene resident tuli siis 2015 juunis kohale, kes oli Maria Kapajeva. Kui mõelda, et milline õhkkond on Nartis ja Narva kunstiresidentuuris, siis ma väga loodan, et see on kodune. Näiteks meil on siuke trikk, et me palume inimestel peaukse juures jalanõud ära vahetada susside vastu. Et see on ju koht, kus kunstnikud elavad. Kuigi meil on ka näitusesaali üritused, siis ikkagi kunstnike elamispinnana on tema põhifunktsioon. Ja me loodame, et kõik teised ka seda nagu respekteerivad. Kodusus kindlasti. Ma loodan ja ma tahaks, et see oleks koht, kus inimesedel on turvaline ja hõlbus suhelda oma vahel, ka erinevate kogukondade vahel, et kui seal on noored või vanad või kohalikud või rahvusvahelised inimesed, et siis nad tunnevad, et see on see koht, kus ma võin kellegi poole pöörduda ja küsida, et kuidas läheb või et mis see Narva siis on või mis sa siin teed, mis loomingut sa teed siin. Ja lisaks loomulikult residentuur on ju nende ööbimise koht ja näituste koht, aga mängumaa on terve Kreenholmi tööstusala ja ajalool. Et see on selle suur omapära. Kõik kunstnikud võivad vabalt liikuda ja toimetada kõikides nendes Kreenholmi vabrikutes. Kunstiresidentuuride eesmärk ilmselt on ikkagi see, et võimaldada sellel kunstnikul korraks oma argipäevast välja tulla ja pühenduda sellele loometööle, mis tal parajasti käsil on, et võimaldada talle olla siis iseendal selle loometööga. Nüüd Nart on natuke erinev, et meie ütleme, et sa saad siin oma loometööga tegeleda, aga et ole avatud sellele kogukonnale, kes seal on ja tee seda temaga koos. Ja seda tüüpi kunstnikke oleme sinna oodanud. Ja eks iga residentuur ongi natukene iseenda nägu ja meie vägagi deklareerime, et see on Nardi nägu ja et ta on kindlasti on ta selline kohalikega suhtlemise võimalusega residentuur.
residentuurid tervikuna on kunstnik.ee väga head kohad, kus nad saavad keskenduda oma tööle. Ja konkreetselt selle Nardi spetsiifika on see, et ta on hästi suur. Maailmas on väga palju erinevaid kunstiresidentuure ja osad on suuremad, osad väiksemad, aga ma teen Eesti kontekstis, Eesti suurust, Eesti kunstimaailma suurust arvestades, siis see ruumiprogramm on siin, see lihtsalt see füüsiliselt on see ruum nagu väga atraktiivne, väga teistmoodi. Ta on väga nagu kuidagi paneb sind tundma või mõtlema kohe mingitel teemadele, mille peale sa muidu nagu ei mõtle, sest see interjöör on nii nagu sugestiivne. Ka laiemalt residentuuride puhul, et üks asi, et sa oled mobiilne ametnike keeles, liigud kultuuride vahel, saad erinevaid impulsse, saad kontakte, tekivad võrgustikud, et selles mõttes looming on midagi, millele ei saa panna ette keelega riigi piire, et ta peabki olema sellises pidevas mõjuväljade nagu vahetuses ja residentuurid on lihtsalt koht, kus ta saab võimendada neid võimalusi luua. Ma arvan, see kogukondlik suund, mida me oleme siin mõned aastad juba ajanud, on õige suund. Nii et kindlasti tulevikus ma tahaksin seda edasi ajada ja jõuda veel rohkemate inimesteni, teiste huvidega inimesteni, kes siiamaani veel ei ole kunstresidentuurist selles kogukonnas teadlikud. Ma arvan, et rahvusvaheliselt, et kunstnikud, kes võiksid potentsiaalselt siia tulla, neid on juba päris palju ja kindlasti nendeni jõudmine on meil õnnestunud päris hästi. Aga viimasel ajal me oleme mõelnud ja rohkem rõhku pannud just hariduslikele tegevustele, käinud koolides, teinud inkubaatoriprogramme kohalikele kunstnikele, viinud läbi kunstihariduse koolitusi pedagoogidele. Mulle tundub, et sellises kohas toimetades on see hariduslikud projektid nagu eriti olulised. Et see kunst, mida me siin saalides näitame, see kaasaegne kunst, mis näitustele tuleb, et osataks vaadelda, osataks mõista, osataks analüüsida, et selleks on vaja juba väiksest peast inimesi harjutada võib-olla kunsti nägema ja vaatama, päriselt nägema, mitte lihtsalt saalist läbi käia, siuh-säuh ja minema, vaid mida see kunstnik võis tahta öelda. Iga kord, kui mina Nardis käin ja mina käin seal rohkem nagu tööasjus ja iga kord ta üllatab ükskõik millega, kas see on siis mingisugune ilm, mis on täiesti võimatu, et sinna sajab lund, aga see lumi on 60 sentimeetri kõrgune ja sul on jäänud ainult 6 minutit, et jaama rongi peale tagasi joosta ja sa saad aru, et sa ei jõua sinna mitte kunagi. Aga siis on seal mingi energia, et sa jõuad sinna, rong annab juba vilet, aga ta peatub ja võtab su peale. Või sul on võimalus minna läbi Narva Veneetsia, seal keegi garaažide vahel keegi mees pakub oma paati, et ta võib meid viia nii-öelda merele ja siis sa saad aru, et sa seilad Venemaa poole ja kuskil on see piirivalve aga nad näiteks hoopis lehvitavad sulle ja siis sa tuled ilusti ringiga tagasi ja seal samas Veneetsias on Mehhiko kunstnik ehitamas pitsaahju, et pakkuda kogukonnale pitsa tegemise võimalust. Ja vot sellised kogu aeg momendid, mis see Narva nagu äratab ja samal ajal paneb sind unustama, et su selja taga on su igapäevaelu oma kohustustega, et ta on kogu aeg selline uks iseenda juurde, et mine ja ole jälle see, kes sa tegelikult tahaksid olla, et seal on need võimalused.